Mõni aeg tagasi helistas mu kunagine kursakaaslane Arlet ja kutsus mind motomatkale. Olin veidi imestunud, sest polnud kuulnudki, et Arletil on samasugune hobi nagu minul. Kuna praegusel ajal välismaal nii motomatkata ei saa, otsustasin puhata Eestis ja vaadata, mida huvitavat siit leida on. Oma seiklust pidime alustama me Tartust. Nii ma pakkisin ratta ja asusingi teele. No tšau! Tere, Jaago! Tšau, Arlet! Pole nii ammu näinud mingi aasta vist vähemalt. Kurrand, sul oli kõik vaatan tervis korras ja... Mul on tervis korras, jah. Liiga teinud. Kus su mootorratas on? Kus sa selle jätad siis? Ei, aga sa kutsusid mind ju motomatkale. Ma kutsusin matkale. Ja nii tuledki või? Siin kohvris on mul tead kõik, mis eluks vaja on alati kohvriga kaasas, no. Okei, aga... No nii ei saa ju. Siia sina küll ei tule. No aga ma võin rolleriga sõita. No aga siis tuleb kuskilt roller sebida. Tervist! Tervist! Tere! Jaagup mina. Marek. Väga meeldiv. Kuule, meil on niisugune probleem, et sõber Arlet kutsus mind motomatkale ja tal ei ole motorratta lube. See on motomat, ma ütlesin, lähme matkama. Ma võtsin ju kohvriga asjad kaasa. Ühesõnaga, me rääkisime mööda, et me peame talle mingi asja leidma, millega ta tohib sõita. Lubasid me ei müü, aga roller, et kui juhilubasid ei ole, siis rolleriga vanus kannatab välja, autojuhiload on olemas, 45 kilometrit ja ohutu sõite. Või meil... Aga see või? Ei, see on... See ei ole. Ja Jaagup võib sellega sõita kohvri järgi võib-olla see. Oota, aga see siis või? Ei, võtame kohvri järgi. Mahub peaaegu kohvrisse. Kuule, aga Tartu on heade mõtete linn ja kui me niikuinii täna oleme Tartus, see on ka elektrikas, on ju? Jaa. See on muidugi juba A1 klassi mootorratas, et siin on juhtimis- või mootorrattajuhiluba vaja. No mul on load olemas. Aga tema saab kiiremini sõita, sina aeglasem. Tartu Ülikooli peahoone. Oled siin käinud üldse kunagi või? Ei ole. Ei ole. Sina oled ju pedagoogilise instituudi mees. Tallinna Ülikooli. Okei. Ma astusin küll pedagoogilisse instituuti, aga ma lõpetasin Tallinna Ülikooli. No ja, ega siia majja pole põhjus tulla, eks ole. Aga siia võib igaüks sisse minna. Siin on muuseum. Lähme vaatame. Ja. Tere, Ele! Tere, Arlet! Sina pidid teadma muuseumitest kõike. No kas just kõike, aga ma võin teile näidata ülikooli kartserit. No vaata. Lähme vaatame muidugi. Annab siia ikka roni. Nii, ja nüüd me oleme siis jõudnud Tartu Ülikooli peahoone pööningule, kus siis kunagi oli kokku 5 kartserit. Praeguseks on alles ainult 1. Ma räägin teile ajaloost. Juba ülikooli ajast on Arletil olnud kustutamatu kirg teatri vastu. Ei suutnud ta ka sel korral ennast vaos hoida ja ilma igasuguse ettehoiatuseta olin sattunud tema näitemängu vaatama. Mu kallis vanaisa, sellest elukoha muudatusest näed sa valu ja kurbusega, et sinu kõlvatu poeg lasi taaskord juhtuda koerustükil, on seejuures kahjuks kõrgema võimu poolt kinni võetud ja peab nüüd 6 väärtuslikku päeva oma nii kalli hinnalisest elust ära raiskama, et siinkohal kahetsuses ja südamepiinades järele mõelda selle veeta jäämisinstituudi olemasolu vajalikus üle, mida kartseriks kutsutakse. Kallis isa, ma loodan, et sa selle loo pärast minu peale liialt pahane pole. Noor ollakse ju vaid kord elus.
Ometigi on siinse asja juures kõige kurvem, et ma ei saa osa võtta nimelt laupäevale langevast selle semestri esimesest kommertsist, kuna mind lastakse vabadusse alles esmaspäeval. Seniks adieu, sinu poeg, kartser number 4 Petel Mirtsepi hoole all, 15. veebruar 1866. Lõuna, käid kodus söömas ära, tunni aja pärast tuled tagasi. Veljo! Ahoi! Püs põõsas! Tervist! Tervist! Tere! 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 Veljo! Väga meeldib. Kuule, mis teed siin siis? No meil on üks näitus tulemas putukatest ja mõtlesin, mul on fotokas kaasas, et paari fotot vaja juurde. Et putukaid otsida natuke. Ja me otsime muidugi, see on huvitav. Tegelikult meil on siin üks isegi putukatele hotell on pandud üles, et see on selline hea koht, et täna natukene sadas vihma ka. Aga kas siin elab reaalselt ka putukaid või? Oi, elab küll, jah. Nad on siin, siin lendab üks kimalane, see näitus, mis meil tuleb, see ongi putuktolmedajatest. See tüüp otsib praegu kohta, kus saaks süüa ja süüa saab ta õie pealt. Oleks keegi öelnud 10 aastat tagasi, et see kõik läheb tuksis edasi. Oleks keldri minnud praskavaadi vanaisa automaadi ära õlitanud ja elanud edasi. Tere, Mait! Ohoi, tervist! Rõõm! Pole ammu näinud. Jou! No vähemalt mitu aastat, jah? Harjutad ja? Tere, Veljo! Kas on ka palju kontserte tulemas? Ei saa hakka siit ka naerma. No ütleme niimoodi, et tegelikult botaanikaaed on niivõrd kihvt koht, et siia võib kitarriga tulla ja vaadata üks tore koht kontserdipaigaks välja küll, et see mõte oligi nagu, et tahaksin ühe kontserdi teha. Kuule, vabandust, et su proovisin niimoodi segasime, aga no loodame, et sul tuleb ilus kontsert ja aga tegelikult ma sain, Veljol on ikka suur mure, et me lubasime tal ühe putuka üles otsida, nii et me liigume edasi. Kuule, aga... Minge põrnikat otsima siis, noh. Kõike ilusat. No nii, lähme vaatame, kus see hotell on. Et me eelmine aasta seadsime siia putuka hotelli sisse. Et asukoht on soodne, ümber on rohelust. Tasuta putukatele, raha me ei võta selle eest. Et siin need augud puude sees on mõeldud putukatele pesadeks. Osad augud on kinni topitud, siin on mingi sodi sees. Et seal on juba üks mingi mesilane, erakmesilane. Need on vanglad. Siin on pandi putukad, kes pätti tegid. Seal on putukad panevad lapsed vangi. Ma just mõtlesin, et aga kas nad tülli ei lähe oma vahel siin või? No see ongi, nad isoleerivad ühe lapsetoa ära, teine teeb siia, nii et puu on vahel, kõik on kontrolli all. Ühesõnaga me peaksime nagu ikkagi edasi otsima praegu, kui me pilti ka tahame saada. Me peaks kas edasi otsima ja ootama juulit. Kas see on umbrohi või? Nad pahandavad ma selle ära. Arlet, tule ära. Miskit murda ega peale astuda. Aga midagi suuremat siin praegu liikumas ei ole. Ega putukatele meeldib ju ka päike. Putukad sõltuvad otseselt päiksest. Nii kui nad soojaks muutuvad, siis on aeg liikuda. Inimene on niisugune, kellel on kuum veri sees, aga putukatel peab päike soojaks kütma. Kuule, aga meil on botaanikaaed nähtud. Meil on alati olnud ka selline asi, et meil on väike kingitus. Väga kena. Kuule, natuke teie Eesti osakonna nagu uhkuseks või? Noh, teda peab veel introdutseerima ilmselt Eestisse, aga... See ei ole ristõieliste hulka kuulda. Ei. Oleks keegi öelnud 10 aastat tagasi, et ka kroon läheb tuksis edasi. Oleks Jakobsonid kokku kogunud Koidulaga punti siidunud Kerese ja Hurda pandud valvama. Tartu linn. Ühtpidi olin veidi kurb, et see, kuhu Arlet mind kutsus, polnudki päris motomatk. Teisalt jälle vägagi õnnelik.
sest ei kujutanud endale ette, et siin nii palju teha ja näha on. Tere! Tere, Ilse! Tere, Ilse! Ma pean tunnistama, kuidas vait jääb nüüd see suund? Kas suund? Lülita välja suund. Jäi, korras. Tere, Ilse, kuule! Rõõm on näha. Oota nüüd, kus see... Tore! Kuule, tulime Tartusse Jaagupiga, tahaks Tartu linna näha. Ma kuulsime, et sul on see Smart & City kunstituur, et oled meile valmis väikse ekskursiooni tegema? Olen täitsa valmis. Esimene kunstituuri kompositsioon on siin samas maja peale ja kõik meie majad on nime all Smartovkad. Ehk vanad Hruštšovkad on renoveeritud Smartovkadest. Noh, lähme vaatame, muidugi, tore. No nii, siin on üks ilusamatest kunstiteosest, minu arvates väga värviline. See on väga ilus. Ja Tead, Jaagup, mis öeldakse? Jaagup, tead, mis öeldakse? Et kunstiteosed ei tohi kunagi kuskil muuseumis katsuda. oi. Arlet! Naabrid tulevad välja. Ja siin on veel selline osa meie kunstigaleriist. Kokku on meil 15 kunstiteosed praegu ja üks skulptuur, aga siin on 3 korraga. Peakuraator ütles, et kui oleks täitsa vaba valik olnud, siis iga maja peal oleks mingi loodud motiiv. See on universaalne ilu eestlaste jaoks. Nii, aitäh sulle, Ilse, et meile sellise toreda tuuri tegid. Suur aitäh teile, aga see veel ei ole kõik, et kindlasti peate minema ka Karlova kesklinna vahel ja seal on teine tuuri osa. Muidugi lähme. Saaks mulle rohkem rõõmu. Aitäh! Karlovasse! Siin on hästi äge. Ma olen alati, kui ma Tartus käin, siis ma siia aparaaditehasse tulen. Aga mis me küll sinuga teeme? Panid käbla ja nüüd... Mina ei ole siin küll varem käinud. Mis koht see üldse on? See on aparaaditehas ja siin on hästi palju selliseid toredaid söögikohti ja ruulikoda ja... Kuule! Me võime siin süüa näiteks. Siin arst on, võite või? Siin on arst. On? Jah. Laseks ikka üle heaks vaadata. Ja, see ei ole ilus. Aga... Arst on siin samas. Kuule, sa kindel, et see on ju loomakliinik. Kannata ära, sa oled ju mees. Muidugi on loomakliinik, aga arst on arst ju. Meil juhtus väikene õnnetus. Mul sõber kukkus ja käsi on natukene raske. Ei tea, kas saab natuke puhastada äkki. Ma muidu loomult olen inimene, et... Okei, see on jäänud ju loomakliinik. Et selles mõttes, et ega me väga ja ega ma saan hakkama ka. Saame aidata natuke. Väga tore. Mis mõttes? Ega ta otsast ära ei võtta. Ma kuulsin, et loomakliinikus lõigatakse ainult ära otsast. Jah, tavaliselt kuskil mujalt midagi, nii et jätame need alles. Ära korda. Päris aali. Muidugi. Mul tegelikult ei olnud valus, ma ennetavalt. Ära nüüd kannata ära ju. Kuule, nüüd sööks küll või midagi. Aga enne söömist on mõistlik teha natukene sporti. No siin pole... Oppa! Pinks. Oota, ma vaatan, kas ma võtsin Pinksi reketit kaasa. Minu mõist võtsin. Ole lahke. Pall ka või kujutame ette. Me võime teha kujutletava palliga õna. Kõik noll. Oot, mai. 1-1. Eesti meistrivõistluste finaalhetk. Jäänud on 1 punkt veel. Ainult mängida. Kumb siis seekord võidab? Kumb tuleb Trikste Libesa aparaaditehas meistriks? Ühel pool sinises BMW jopes Jaagup Kleen, tema lastas. Tavaline. Kloun. Rait. Nii, 1-2 ja viimane punkt on mängus. Ja tuli võit. Sa oled Lähme sööma. ametlikult võidumees.
Mille peale sa võrrat ütlesid? Toidu või ettekandja peale? Aitäh. Aitäh sulle. Tekstuur, väga hea. No ma proovin ära. Mis Mats, kübar peas, halloo. Vaat siuksed naised on lodjal tead. Just. Oi, kui äge. Meie ei ole lodjakojas kunagi käinud. Mis teil siin on? See on suur lodi. Siin saab meisterdada puutööd, saab vaadata näitust. Siin kõrvalruumis saab meisterdada ja treida ja proovida erinevaid puutööriistu. Siin on lotjad ajaloost ja siin on meil sepikoda. Sepikoda. Oi, kui äge. Oi, kui äge. Meie sepp sepistab. Tere, jõudu. Tervist. Kas sepistamine on keeruline? Kas seda õpitakse kaua? Seda õpitakse, ma arvan, eluaeg. Eluaeg, jah? Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka. Aitab. Aga ma arvan, põhiline on ette panna põll. Ma jätaks, Jaagup, selle au sulle. Ma tõesti tahaks proovida. Ma tahaks proovida, tõesti tahaks Ma proovida. sädemed, asjad, mis võivad silma minna, ma nagu, Sepatööga oled kokku... Ei ole üldse. Absoluutselt. Pole kaugelt ka näinud. Näinud saadet tules karastunud. Esimesed löögid niimoodi ettevaatlikult, et siis võta nagu suunaga sinna veidi. Ja. Nüüd keerab. Sama koha peal keerab. Natukene ühele poole ära minna. Aga noh, ikka läheb. No minu elu esimene nael, no mis see siis näed? Selline nael. No selline nael. Väga kaunis. Isegi, kuule, üllatavalt tsentris oled seal ikkagi lõpuks saanud. Et väga hea. Tartu on lahe, sest meil on siin Emajõgi, kus saab sõita 100 kilomeetrid vasakule ja paremale ja need reisi saab alustada ja lõpetada lodjakojas. Otsad anda! Vendrid välja! Mis mõttes otsad anda? Mis sa selle all mõtled? Otsad! Keegi hakkab surema või? No ise vaata, muidu sa ei pääse minema siit. See viikingite puhul. Sa ei pääse siit minema. Võta nüüd otsast kinni. Võta, muidugi. Oot, mina ka. Ma sain valmis. Nael. Aerud vette! Korraga! Ja kõik see mees tõmbab. Kuule, kas ei peaks rütmilisest nagu taustale? Nii me oleme teistpidi. Organiseeritud. Rohkem tõmbab, tüürport tõmbab rohkem. Ja alustame vana viikingite laulu Emajõe peal. Emajõe peal, turbae peal, tuutab mail. Tartu on hea ümmargune linn. Siin ei eksi inimene ära. Igalt poolt, kus alustad oma kõndimist, jõuad sa ikka sinna tagasi, kus sa tulema hakkasid. Kodune. Nii, Jaagup. Kuram, täitsa läbi võttis ausalt öeldes. Ma olen kuidagi ammu niimoodi pingutanud nagu praegu, et ma ütlen, ausalt, jalad on kanged, vaata, istu kogu aeg. Kui nüüd suve läbi sellist asja teeks, siis oleks sügiseks. Kuule, ütle ausalt, kas on nagu viikingi romantilisest elust sul nüüd teine arusaam? Ei, absoluutselt mitte ja ma umbes arvasin, et see on nii lahe, et täpselt see nagu ongi nii lahe. Aga tuleb välja, see ei olnud väga lahe, ma nägin, kus te... See on asja nael. Jaagup, nii on. Kui sa oled Tartus käinud ja pole Toomemäge näinud, siis sa polegi Tartus käinud ega Toomemäge näinud. Ma olen korduvalt Atlantises käinud. See ei ole muidugi Toomemäega suurt.
palju pistmist. Tegelikult olen ma muidugi Toomemäel ka käinud. Hopa, vaadet oled näinud. Ma ei ole siin küll käinud. Hästi kihvt. No, ma ütlen täiesti kindlalt. Oota, miks sa sinna lähed? Ma ei tea. Aga siit saab ka minna. Ekspositsioon, vaateplatvorm. Okei, no vaatame. Vaatame sinna. Õlad ei mahu hästi ära. Vau. Oi, tervist! Väga hea. Etendus just hakkabki pihta. Mul on nii hea meel, Arlet. Arlet kutsus mind motomatkale ja siis ta tegelikult salaja on valmistanud ette igasuguseid ägedaid asju. Hull teadlane, mis plaanis on? No eks ikka mõned katsed. Välgumihkleid olete ka näinud äkki? Ikka. Mul on siin seda gaasi, mis sinna sisse läheb. Butaan. Ja äkki kumbki teist tuleks appi mulle. Tee käed märjaks kõigepealt. Jah, tee niimoodi korralikult. Väike kaus, suured käed. No nii, ja laseme siia siis mõned mullid. Päris äge. No nii. Nüüd sina võtad mullid kätte ja siis oota, põhimõtteliselt on niimoodi, kui ma panen sulle siia põleva tiku, siis teed siukest liigutust. Sa ütles nii? Jah, võta see kätte. Ja kui ma panen sinna põleva tiku, siis teed sellist liigutust. Mingi püha rituaal. Keegi ei usu, et ma põlen nii. Valmis. Tuleb hull teadlane ja... See seakarva käes. No ideaalis võiks teha küll käed natuke rohkem märjaks ja see on ka võib-olla vihje teile lapsed, et kodus ei tasu järele proovida. Kui me selle matkaga ühele poole jõuame, oled sa viimases otsas tuleb kiirabi, viib su minema. Kuule, suur aitäh, täname sind. Mul on mõningamad kohad veel terved ja vaade on siit ikka võrratult kaunis. Tartu on lahe linn sellepärast, et siin on nii palju teadust. Tere! Tere tulemast meie saunakeskusesse. Oi, aitäh. Ma tunnen. Jaagu, meie esimene päev, trip Tartust Tallinna on lõpuni jõudnud. Mul on sulle üllatav uudis. Me ei ole Tartust kaugemale jõudnud. Ma sain aru jah, et täna nagu eriline suhteline motomatk nagu ei olnud, aga nüüd mida päev edasi, seda rohkem ma tunnen, et... Ootusärevust? Ei, et sa ei planeerinudki motomatkale minna. Mulle meeldisid nagu põhimõtteliselt kõik asjad, lodja, värk, viikinglaeva, päevanael oli see nael, mille ma tegin. See on tõesti päevanael. Ma pean tõesti oma sõnu sööma. See elektrimootorratas, no ma olin natuke skeptiline, mitte natuke, ma olin ikka väga skeptiline. Ma sõitsin täna 48 kilomeetrit maha, väga äge ratas ja nagu selles mõttes, et ei maksa ka tavaliselt... Ei maksa nii palju, nagu mingid elektriasjad muidu maksavad. Aga homme sõidame edasi ja meid... Kas homme saame natuke mootorrattaga sõita ka või? No sina saad, mina sõidan rolleriga. Ja Äksi motokeskuses ootab sind krossivõistlus. Selles Saadjärve peal ootab sind purjeregatt. Kõige lõpuks me jõuame Mäeotsa puhketallu, kus meid ootavad veel kõige paremad suupistid. Nii et sellised pärlid on meil homme ees. Väga hea.